Tere kõik! Nüüd me jätkame Audiga, Roadiga ja teeme Roadi natukene paremaks. Ma praegu istun kõrvalistuja kohal. Seal meil on juhiste ja täna me siis hakkame teda parandama. Ma arvan, kõik tahtsid teada, mis värk Hiina toodangus on. Mina mõtlesin, et ma tellin seda. Hinda ma ei mäleta, aga mingi kommiraha ta oli. Ja selleks, et me nüüd seda praegu istmes hakkame remontima, ma tellisin mingi nahatäide või ma ei tea, see on mingi nahatäide võib-olla, et ta praegu täidab ja siis pärast me värvime seda sellega. Aga tänu Aasia vennadele see tuli brown, mitte black. Oli tellitud black, ma vaatasin üle, et tellimuses oli black ja hiinakas pani mulle brownina. Okei. No mul niikuinii on huvi, mis tuleb sellest välja, kuidas see värv kattub, kuidas ta kestab ja sellepärast me värvime teda pruuniks siis. Võib-olla pärast ma värvin teda mustaks üle ja võib-olla ei hakka seda tegema, mul lihtsalt hetkel on väga huvitav, kuidas see kestab. Ma natukene vaatasin, kuidas see käib ja mis on vaja teha. Idee poolest me võtame kaltsu, lõikame jupp kaltsu ära, peab seda kaltsu toppima sinna, selle nagu pragu täis, liimida seda, siis annad talle kuivata ära, siis ta nagu, ma ei tea, mingi oma vormi võtab ja siis juba seda leetri täidet sisse toppida, kuivatada teda ja siis veel kord rasvast puhtaks saada ja siis värvida. Ma ei tea, katsetame, proovime. No vot umbes, siukne see praegu on, ma ei tea. Teeme sellega midagi, muidugi ümber õmmelda on kõige parem variant, aga see on odav lahenduste projekt ja tuletan meelde, et siin ma teen kõik maksimaalselt odavalt. Ideaalis oleks tasuta, aga tasuta kahjuks tänapäeval mitte midagi ei saa. Siis, okei. Teeme vist rasvast puhtaks enne seda ära. Siis sai puhastatud, siis natukene lõikame üleliigsed momendid ära. Need, mis kindlasti segavad seda olukorda. See on väga vananenud juba. Ei tea, kas on sellest väga tolku või ei ole. Aga nüüd meil on siin päris suur auk. Kui me nii vaatame, siis idee poolest me isegi võiks teda nii oot liimida. Aga nüüd illustratiivselt vaatame mingi kaltsu, punast, ikka oleks sportlik. Vot, siukest mõõtu me saime. Ja nüüd peab kuidagi teda sinna sisse panema. Ma ei tea. Kuidagi ta sirgelt seal püsiks, kas või ma ei tea. Tundub, et ma rohkem kahjustan seda värki. No idee poolest esimeseks katsetamiseks tundub nagu viisakas. Teiseks siis me peame mingi kummiliimiga
teoreetiliselt seda teha. tea, kas see on kuivanud juba või? Ei ole. Otsi kuivaks peab teha. Üleliigne puhastamisel pealt ära. Kohe Niina laksu sain. Nüüd ootame natukese aega selleks, et see kuivaks ära. Selleks ajaks me nüüd üritame veel sai ostetud ja ma arvan, see juba oot siukse värgi, roosa kindlasti. Tal oli parem lõhn ja siis ma ei tea, senikaua kui see liim kuivab, teeme lahti selle täide. Ja tahaks loota, et on musta värvi. Jah, ta on vist musta värvi. Sellega ei tohi lahti võtta pärast näine tapab. Päris huvitav. Mis värk see on nüüd? Kas see on nüüd lihtsalt vedelik või? See tundub nagu lihtsalt värv. Okei. Okei. Täitsa huvitav. Mis browni peal on? Siin peaks olema värv. Recoloring balm. No tundub, et sain tünga. Mul on nüüd lihtsalt kaks värvi. Üks on pruun, teine on must. Jah, ilmselt ongi nii. Ei, see on vedelam. Nogi, proovime tollaga ikkagi täita. Ma toon mingi pintsli äkki, ma ei tea. Peab midagi välja mõtlema. Kuidagi me ühele poole peame saama. Äkki loksutada teda veel ka.
pärast kõik on sellega koos. Okei, suuname kaamerad sinna ja hakkame pintsliga täita selle täidekoha. Mis ta teeb? Vaatame. Ehk siis nagu näha on, tuli välja mingi roppus. See ei ole mingi täide. See on tavaline värv. Ma ei usu, et ta kasvab mingi suureks korralikuks asjaks. Aga idee poolest võib proovida natukene lihvida seda või ei mitte lihvida. Ma ei tea, kas eks siis sellega mitte midagi ei tulnud välja. Võib-olla otsime siis midagi muud AliExpressist ja vaatame, äkki ta tuleb mingi õige kraamina ja siis juba teeme ümber vot selle. Või siis kuidagi lihtsalt võtame teise salongi ära. Aga see ei ole odav. Seega see ei ole päris mõte ja aga teeme veel kord puhtaks selle ja siis teeme seda pruuniks lõpuks. Ma tahan näha, mis juhtub. Ehk siis plaanida natukene parandus ma tegin ja tuli idee, et seda istet ma teen selle mustaga, mis toodi P400. Teeme, hõõrume kõik ilusti puhtaks, siis ülejäänud vinilsprei spetsiaalselt igasugused nahkpolstrid ja mis ta veel tahab. Penidurvarv. Eesti keel teil ei olegi eesti keeles. Väga hea, peab siin midagi lahti tegema. Kiiresti kujuv elastne vinüülvärv vinüülist nahast ja kunstnahast eseme värvi parandusteks. Täpselt õige asi. Siin mingi isted on peal. Ja rooli teeme pruuniks. Kindlasti tuleb orno välja, aga lihtsalt huvitav, mis juhtub. Ma ei tea, kas ma võtan rooli maha või ei võta rooli maha. Kuidas ta on seal tähikutega, noh. Eks näis on. Võib-olla isegi ma ikkagi võtan ta maha, ma arvan. Aga okei, alustame siis sellest istmest. Viimist lameda. Nii, et oleks ilus. Värvis läheb see. Võib-olla see isegi. Et see ja see jäävad siukseks. Nii-öelda mälestuseks. Siuksne värv ta oli. Aga okei, hakkame siis pihta. No nüüd võib alustada vist.
väga huvitav, kas see motipivärk või siis see, mis paremini ennast näidab. Mis mugavam kasutada ja nüüd on vist õige aeg selleks, et seda kõik puhastada. Siis üleliigne tolm. Nüüd me võtame natukene lahustit. Piritos. No kuidas te arvate, kas sellest tuleb asja või ei tule? Väga huvitav. Miks siis? Meil on vaja kuidagi tsoonid kinnitada, et nad oleks no umbes midagi nii. Täitsa perkele. Mis asi see on? Mul on küll tunne, et ma olen mingi
esimese klassi õpipoiss. Loodan, et see ei jää mulle riidede peale pärast. Kui väga ausalt, siis see on ainukene, mille peale ma veits kardan. Et kui ma pärast kunagi ilustada riidedes pean siin istuma, siis ilmselgelt ei oska öelda, palju tihti tegelikult siia on vaja. Siis ma vaatan, et kui ma kiinan lihtsalt, siis ta nagu ma teen nii, siis ta vähemalt mingi kiiga jääb. Okei, see kuivab, see on matitud, see on matitud. Okei, teeme nüüd selle vinüülspreiega ära ja vaatame, mis juhtub. Juba veits hiljem. Aga umbes siuke tulemus meid ootab homme. Täitsa huvitav, et tundub, et esiistel kiht on suurem. Aga okei, homme ma filmin juba. Ehk siis vot siuke tulemus. Kõik triibuline, laibuline. Nüüd pilt mulle meeldib. Seega ma natukene teen ümber seda lihtsalt.